Skandaalse Donald Trumpi otsuse taustal viia 5000 USA sõdurit Saksamaalt välja viisid NATO väed ootamatult läbi ulatusliku vägede ümberpaigutamise. Täna sai teatavaks, et NATO riigid viivad läbi ulatuslikke sõjalisi õppusi kogu Venemaa piiril. Õppustest võtab osa 10 000 sõdureid ning manöövrite eesmärk on harjutada kaitseoperatsioonide planeerimist ja läbiviimist tavapärases sõjatingimustes Venemaaga. Lisaks sellele taustal, kus Donald Trump otsustas mitte paigutada Tomahawki rakette Saksamaale, mis oleksid ulatunud Moskvani, tegi Berliin ametlikult ettepaneku Kiievile ühiselt välja töötada ja toota omaenda kaugmaaraketid. Lisaks investeerib Saksamaa veel miljardeid eurosid sadamate moderniseerimisse, et oleks võimalik kiiresti vägesid ümber paigutada. Rasked tankid ja muu raske sõjatehnika viiakse Venemaale lähemale. Samal ajal saadab Rootsi orbiidile 10 kosmoseaparaati, mida kasutatakse luureks Venemaa piiride lähedal ja sõjalise tegevuse jälgimiseks piirkonnas. Asi on selles, et lisaks maismaa, õhu ja merevägedele otsustas NATO panna Venemaa ööpäevaringse jälgimise alla. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Aga nüüd alustame. Niisiis, Ameerika Ühendriigid on alustanud umbes 5000 oma sõjaväelase väljaviimist polügoonilt Saksamaal. Sellest teatab Saksa väljaanne Bild. Jutt käib Strykeri brigaadi väljaviimisest, mis asub Baieris, Vilseki linnas. Nagu teatas Pentagoni esindaja Sean Parnell, plaanitakse sõjaväelaste ja nende perede väljaviimine lõpetada 6–12 kuu jooksul. Selle sõjaväebaasi täielikku sulgemist ei ole ette näha, sest pärast vähendamist jätkab seal teenistust 5–8000 sõjaväelast. Kokku on Saksamaal praegu umbes 35–40 000 Ameerika sõjaväelast. Neist umbes 16 000 asuvad Grafenwöhri polügoonil ja veel 10 000 Vilsekis. Koos tsiviilpersonali ja peredega elab selles piirkonnas üle 30 000 ameeriklase. Oluline on mõista, et see Trumpi otsus nõrgestab NATO idatiiba Euroopas, sest koos kontingendiga lahkuvad piirkonnast tankikomandörid, piloodid, relvaeksperdid ja nii edasi. Kuid Euroopas tegutsetakse siiski selle nimel, et minimeerida neid riske, mis kaasnevad Ameerika vägede väljaviimisega. Näiteks täna on teada, et NATO riigid korraldavad ulatuslikke sõjalisi õppusi kogu Venemaa piiri ääres. Eestis algasid esmaspäeval 4. mail sõjalised õppused Kevadtorm 2026, mis kestavad peaaegu kuu aega. Kõige intensiivsemas faasis osaleb õppustel üle 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõjaväelase. Nende manöövrite eesmärk on harjutada kaitseoperatsioonide planeerimist ja läbiviimist. Koos Venemaa või Eesti diviisi ja liitlastega tavapärase sõja tingimustes Venemaaga. Nendesse õppustesse on kaasatud liitlased Suurbritanniast, Saksamaalt, Taanist, Hispaaniast, Kanadast, Lätist, Leedust, Hollandist, Poolast, Portugalist, Rumeeniast, USAst, Ukrainast, Soomest, Prantsusmaalt, Tšehhist ja Rootsist. Osapooled harjutavad kiiret ümberpaigutamist, uute üksuste vastuvõtmist ja nende integreerimist Eesti diviisi operatsioonidesse. Programmi on kaasatud Venemaa sõja Ukraina vastu õppetunnid ning kaitsetegevused mehitamata süsteemide kasutamisega. Samaaegselt toimuvad õppused ka Leedus. 3.–5. maini toimuvad brigaadi Raudne hunt taktikalised õppused nimega Kuninga löök. Õppustest võtab osa umbes 1000 sõjaväelast. Samal perioodil toimuvad sõjalised õppused ka Poolas ja Soomes. 2. mail algasid Osisse polügoonil NATO õppused, millest võtab osa üle 3,5 000 sõjaväelase, sealhulgas muide ka ameeriklased ning sadu ühikuid tehnikat. Samuti toimuvad manöövrid Soome Vuosanga polügoonil, kuhu saabus üle 600 inimese Kainuu suurtükiväevolgust. Lisaks maaväele osaleb õppustel ka lennuvägi. Vuosanga polügoon märgin asub umbes 50 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist. Kuu keskel algavad Soomes veel 2 suurt õppuste etappi, Metso 126 ja Saberstrike 26.
Soome õppuste kõige olulisem osa algab 11 mail Vuosangas. Samal ajal viis Rootsi täna orbiidile oma esimese iseseisva sõjalise satelliidi. Ja lähima 2 aasta jooksul plaanib Rootsi paigutada umbes 10 seadet, mida kasutatakse luureks Venemaa piiride ääres ja sõjaväe jälgimiseks. Oluline on see, et nüüdsest saab Stockholm iseseisvalt avastada ja analüüsida ohte globaalses mastaabis ilma ameeriklaste abita. Asi on selles, et praegu Rootsi sõjaväelased, muide nagu ka Ukraina omad, saavad satelliidipilte liitlastelt või kommertssatelliitidelt. Nüüd on Rootsil endal silmad kosmoses. Ja satelliidirühmade suurendamine on seotud mitme teguriga. Esiteks sai Rootsi NATO liikmeks ja tema armee potentsiaalne tegevuspiirkond laienes tänu alliansi riikidele. Teiseks saab Rootsi uue relvastuse, millel on suurem tegevusraadius, mis nõuab kaugsihtmärgistust ja luureandmeid. Kuid peamine põhjus on see, et Rootsil on vaja ööpäev läbi kontrollida olukorda Venemaal, Balti regioonis ja Arktikas. Ja Rootsi rühm töötab koos teiste NATO riikide, eelkõige Euroopa riikide satelliitsüsteemidega. Lõpetuseks lisan veel ühe väga huvitava uudise. Täna teatas Saksamaa CDU partei kaitseküsimuste ekspert Roderick Kisi-Vepter, et Euroopa peaks kaaluma koos Ukrainaga rakettide ühist arendamist, kuna USA keeldus paigutamast Tomahawki rakette Saksamaale. Tema hinnangul on USA keeldumine laevade paigutamisest Saksamaa territooriumile tohutu viga ja see tekitab piirkonnale täiendavaid riske. Ja nüüd rõhutas Kisi-Vepter, et Ameerika keskmaasüsteemide puudumine, mis suudaksid vastu seista Venemaa tuumaohule, mõjutab otseselt Euroopa riikide kaitsetaset. Ta on kindel, et tagajärjed võivad olla tõsisemad kui USA sõjalise kohaloleku vähendamine, sealhulgas 5000 Ameerika sõjaväelase lahkumine Saksamaal. Ja võimaliku lahendusena soovitas ekspert keskenduda omaenda alternatiivi loomisele Ameerika relvastusele. Jutt käib raketisüsteemide väljatöötamisest koostöös Ukrainaga. Ja lõpetan tema tsitaadiga. Lahendus seiseb selles, et tuleb välja töötada midagi sarnast Tomahawkide moodi koos Ukrainaga, et aastaks 2030 oleksid sellised süsteemid juba olemas. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage meeldi nuppu vajutada. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!